Täna on siis meil PAF Openil Pärnus selline intervjuude päev ja kommenteerides Kennet Raismaa mängu vaatan, kes on joone kohtunik, ei keegi muu kui Seppo Seeman. Muidugi. Ja tervist. Tervist. Ja otsustasin, et ega ma seda asja niisama ei jäta ja ma kutsun ja esitan sulle paar Viktoriini küsimust. Ja üldiselt ma tean, et sul on tegelikult teadmised väga head. On. Sa juba imestasid selle pärast, et kus mind pole nüüd olnud. Ma olen sinuga koos kommenteerinud matši ja nüüd olen ka joonekohtunik. Mida see ahnus ära lõpeb? Ei, järgmine aasta viid pukis olema. Muidugi. Miks järgmine aasta? Juba. No, finaal. Jaa. Sa on nagu Mats Vilander praegu. Mats. Kuule Mats. See kõlab muidugi väga hästi. Aga okei, ma sain aru. Tennis, game, set, match või kuidas saade oli seal. Igal juhul meeldiv näha sind tennise juures ja minu esimene küsimus ongi selline, et kuidas avastasid endale tennise ja mis sind tõi üldse tennise juurde? Tiina Post. Kas Tiina Posti juba osales eelmises intervjuus, kas sa tuled korraks siia Seppo juurde kallistus väike? Sina oled see süüdlane. See on nagu narkodiileritel, esimene doos oli tasuta ja siis polnud enam rohkem vaja. Kas Kolumbia või Mehhiko? Ei tea, siin polnud enam vahet. Selge. Aga nii lihtsalt see käiski? Tegelikult Pärnust tekkis tennise hall ja mina mäletan lapsepõlest, kui mina Naapsalust pärit, seal kõik kas vehklesid või olid kergejõustikuga tegelevad. Sa oled vehelnud ka? Ma olen Nõukogude Liidu meistrisportlane vehklemise, et sa teaks. Mitte EPS, vaid Espatronis? EPS. Jah. EPAS? Jah. Aga siis ma mäletan selline vend nagu Marko Loos mängis Haapsalus ja see oli tuntavalt nagu selline elitaarne ala, et sinna igaüks ei pääsenud. Sind algul väga ei lastud? Muidugi ei lastud. Ma ei olnud, see jäi nagu selline õrk maitse, et see on midagi defitsiitset. Või kardeti, et ta torkad kellegi surnuks? Jaa. Mind ei kardetud isegi seal niimoodi. Aga esimese reketi ma ostsin, Pioneer oli nimi. Muidu olid ka Pioneer? Jaa, kes meist ei oleks sina olnud? Ütlen ausalt oli, see kaelarätik oli, jah. No need on kohustuslikud etapid. Aga reket Pioneer, ma ei tea, kas ta maksis rubla 50 või 3,50? Rubla 63. Rubla 63, seal Liivalaia täna, mis vanast oli siis? Ja nüüd on Dünamo pood on siiamaani. Seal olid lauamängu okid näiteks ostamine. See reket on mul siiamaani alles. Seinal või kapis? Kapis. No ma arvan, et nii palju sul ruumi kodus on, et lööks korralik ilus kuldne nael seina ja riputa see palun ikkagi kas või kabinetti, kui sul selline ruum on olemas. Mul on kabinet Penthouse'is ja kõik. Loomulikult, mul on need puureketid palju. Ma andsin sulle soovituse, see on ka disaini element. Tänan, ta on väike. Nagu kitarr. Nagu ukuleele. Ukuleele, õige. Selge, me saime päris ammendava vastuse Sepolt, kuidas ta tennise juurde sattus. Siis oligi, kui Pärnus tehti hall, siis hakkasime siin, oli võimalus ja me hakkasime koos perega mängima. Ja see järgmine etapp, et nüüd kogu pere mängib, seal oled juba sina süüdlane. See toimus kõik ühel ajal, et siis kui hall siia tekkis, siis hakkasime, et miks ka mitte proovime ja see on põnev. Ja kõik mängivad ju tennist, kõik liikmed. Seda on väga tore kuulda. Aga nüüd ikkagi tennise juurde me jääme, et mis sind võlub kõige enam selle spordiala juures, tennise juures? Minu paar paremat sõpra, kellega me koos ka ühel ajal alustasime, läksid nagu nii segaseks, et nendel tekkisid seal mingisugused juba ülekoormusest traumad, nad mängisid vahest mitu korda päevas treeneriga ja igasugused tennise küünarnukid ja tavalised asjad. Et kui ühel hetkel nad viskasid reketi nurka, said aru, et nad enam paremaks ei saa. Et vanuigi alustades kuskile maale võid jõuda ja siis tuleb sul mingisugune sein. Küllastumine võib tekkida. Küllastumine ka või raha saab otsa. Sa mõtled ravi jaoks? Ja minul oli küll niimoodi, et tegelikult pigem ikkagi rohkem treenida kui vähem. Aga samas rahulikult, step by step, et ütleme, ega sul ei ole aega ka nii palju, et nüüd sa iga päev saaksid treeni teha tennise jaoks. Jah, kahjuks ei ole, aga meil on selles mõttes äge rütm, et kui me Pärnus rohkem olime siin, olimegi põhiliselt ainult Pärnus, et siis see oli hommikul kell 8 või kell 9 trenni tulla, lapsed kooli ja see oli täiesti kihvt päeva algus ja see oli võib-olla kõige parem osa päevast üldse. Sa said nii-öelda said masinavärgi käima. See on hästi hea variant või lähenemine ja annab sulle siis juba päev on juba alguses juba kohe õnnestunud. Aga tean, see ei ole saladus, vähemalt võib-olla avalikkus ei tea, aga oled nii-öelda kultuuriinimeste tenniseüritusi teinud.
see väljend on muidugi selline selle üle võib eraldi diskuteerida. Mina ei ole kahjuks ma olen mitte kultuurne inimene, nagu ma aru saan, aga see selleks. Ei, vabandust, sa oled ka osalenud seal, sa oled kultuurne. Tegelikult jah, ma langesin lõksu praegu, iseenda tehtud lõksu. Et sa oled seda vedanud, räägi paar sõna, tegelikult inimesed ikkagi on huvitav, milles see seisnes. Tegelikult see sai alguse hetkest, kui me olime Roman Baskiniga, kus kohtusime mingisuguses Sakamõisas, kus oli valmis seal on tenniseväljakud ja omal ajal tenniseväljakud nõelasilmast tulnud ja siis me vaatasime, et miks mitte, teeme mingisuguse nii-öelda väikse sarjakese, et kutsume, kes siin veel käivad näitlejatest, heliloojatest, muusikutest, lavast. Võib-olla ikkagi natuke anname kollakat tooni ka ja et võib-olla mõne nime nimetad. No siis oligi, et tuli välja, et mõtlesin nii palju, kui mina teadsin omast käest ja Roman omalt poolt ka veel ja kokku tuli väga äge seltskond. Üks tigedamaid mängijad loomulikult Romani kõrval on Raimo Pass. Pidi päris hästi mängima. Väga hästi ja targalt. Tõnu Kaljust. Jaa, tean. Roman Baskin, siis on veel Andres Noormets. Väga heas. See on üllatus, pole näinud. Jätkuvalt heas vormis ja pidevalt kreatiivne ja tema poeg ka mängib. Loomulikult Armin Kõomägi. Ja, ma arvan, see Louis Vuitton, äkki see sündis üldse poolte vahetuse. Ja siis, Ants Leemets kvalifitseerus, aga tema pole ammu käinud. Muuseumid on vaja nüüd kaitsta, sellepärast teatavasti ju pooled inimesed taheti vahepeal lausa koondada, aga nüüd on õnneks vist leebem variant. Ma ei ole kõige kursis. Ma olen natuke rohkem, ma lihtsalt ütlen sulle, et võib-olla sellepärast tal pole aega. Ma olen kas trennis või tööl, mul kuskil pole mujal aega olnud. Siis olid seal muusikutest olid Toomas Rull, väga hästi mängib, Andres Raag, Andres Jõesaar kvalifitseerus ilusasti ära. No ütleme niimoodi, et see on fantastiline nimekiri, see näitab seda, et tegelikult kui populaarne on tennis, et üks asi on tipptennis, siis on harrastustennis, aga selline mõnus seltskond, kus saate mõtteid vahetada ja võib-olla peale tennist Mart Kivastik, Linnar Viik, uskumat nimed. Suures Linnar Viigi vastu ma olen isegi mänginud, väga korralik tennis. Jaa, nii et ma vabandan, kui ma kedagi siin ei nimeta, aga see on alati oodatud hetked, kui meil juhuslikult... Nii et sina hoiad nii-öelda sellel, ütleme niimoodi, et ega see ei ole lihtne... Jaan Rekkor. Ja eelmine aasta ma võtsin Jaan Rekkori siin kratist kinni. Tõrkus küll vastu ausalt öeldes. Guido Kangur, palun väga, hakkas mängima. Mina teadsin, ta on rohkem nagu kanguri ametit pidanud, aga... Ei, tema armastas nüüd ratast sõita, aga hakkas togima siin... See ratas on ka, kujut ette, väntad, ilus loodus, aga väntad 100 kilomeetrit. Palli tagajad on ka tore vahest. On. Siin on hasart seltskondlik ja pärast seda mingi väike kollokvium kusagil raamatu. Aga saime sult ülimalt ammendava vastuse selle kohta. Aga viimane küsimus. See on raudselt viimane. Et sind ei hakka piinama, sind piinatakse siin nädala jooksul erinevates olukordades. Joone kohtunikuks minema. No mitte ainult, ma mõtlen seda, et mingites võrksärkides puusi õõritama võib-olla siin lähiajal. Et kuidas sa nii kõrvalvaatajana ikkagi, sind vaatame. Ma ütlesin niimoodi või? No okei, vahest ikka juhtub. Tegelikult ei tohi lugeda. Nii kui loed... Ei, ma ei vaadanud. Ei, mina ise vaatasin ja kohe midagi läks sassi. Aga ma küsin uuesti. Et kõrval vaatajana, tennise või mitte päris kõrvalvaatajana, oled ka üritusi sageli juhtinud ja oled Euronics Cupi orgkomitees samuti. Et kuidas sa hindad see Eesti tennise hetke seis üldse, et mis mulje sul on või see tunne, et liigume vist ikkagi kindlasti mitte vales suunas. Jaa, ta on kõige tähtsam, et see on elus organism, mis ei ole nagu kuskilt maalt nagu hääbumismärke näitamas, vaid pigem kogu populaarsust, et kõik sõltub ju hallide olemasolust, kõik sõltub entusiastidest ka ja muidugi järelkasvu peale tootmises, et need treenerid, kes viitsivad lastega tegeleda, see on see kiirem selektsioon toimub seal ühel hetkel ära, aga vähemalt korragi, see on ju tore, kui kuskil kas lasteaiarühmad või algklassidest kas või poolkohustuslikus korras saavad aimu, et ei peaks nagu mina... Mitte istuma ainult iPhone'is või? Mis see on? Sa ei tea, sul on see vana, see Nokia, ma saan aru.
et mitte ei peaks nagu mina vaatama kuskilt võre vahelt, et see on nagu mingi elitaarne ala, vaid vastupidi, see on ikkagi rahvasport ja mida rohkem medaille juurde tuleb ja mida paremini läheb meie tippudel, suurtel lootustandvatel siin poistel, et seda populariseerub rohkem see ala. Asjad on jah kõik seotud omavahel, tiedad. Aga suur tänu sulle sellise lõbusa lustaka. Lube või jube? Lube lustaku. Vestluse intervjuu, nii et ma arvan, see jääb võib-olla viimaseks, ma mõtlen küll mitte seda konkreetset üritust, et Seppo on aktiivne tenniselus, ja peabki joonele minema, loe siis õigel hetkel auti pall. Aitäh sulle!